Tere! Praegusel ajal, kui on majandus väga ebakindel või isegi mitte ainult sellest tingituna, paljud inimesed lähevad õppima kutsekooli. Kuigi seda nähakse eriti nooremate seas nende teekonnaks, kes gümnaasiumisse kuidagimoodi sisse ei saa, leidub sealt ikka väga palju väärtameteid, mida õppida. Ning praegu elukestva õppe käigus suunduvad paljud ka hilisemas elus kutsekoolidesse õppima. Aga küsimus on siis, mida sinna õppima minna? Üks asi, millega võib arvestada, on huvialad ja siis paljud vaatavad ka palgastatistikat, aga raha ei paku elus täielikku rahuldust. Selleks on midagi muud ka lõppude lõpuks vaja. Nii et ma siin mul on siin nimekiri asjadega, nimekiri erialadega, mida Eesti kutsekoolides õpetatakse ning ma vaatan, mida nende erialadega võib leida pornosaidilt. Ja siis aitan teil, kes praegu võib-olla ei tea, mida õppima minna, teha seda otsust selle meetodiga. Et igatahes veidi siis arvuliselt Eestis on ligi 200 eriala, mida kutsekoolides õpetatakse. Kui võtta nimesid reaalselt, siis on isegi veidi rohkem, aga osad on hästi sarnase. On erineva nimega, aga väga sarnase õppekavadega erinevates kutsekoolides. Aga igatahes hakkame siis pihta. Ja igatahes ma ei tohi selles keskkonnas, kus te praegu seda videot vaatate, ma ei tohi näidata, mida ma näen siin oma arvuti ekraanil. Nii et te peate hindama siis sära minu silmis ja siis selle järgi ametit valima. Hakkame siis pihta. Ja kõik otsingud teen ma inglise keeles. Ma tahtsin teha nii inglise kui vene keeles, aga kõikidel kutsekoolidel ei ole erialade nimetusi vene keeles ja ma ei tahtnud ise tõlkides midagi solkima hakata siin. Statistikat solkima hakata. Igatahes hakkan pihta abiaednik. Siin pole midagi öelda. Kokk või vabandust, abikokk. Inglise keeles on suurem vahe, on cook ja chef, eesti keeles on abikokk ja kokk või vanem kokk. Okei, see on päris hea. Nii, vaatame. APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator. Ehk siis CNC-masina või CNC-pingi operaator. Eesti keeles on APJ. CNC on computer, mingi numeerikalasi, ma ei tea, mis APJ siis lühendina on. Nii, arborist. Väga rahvusvahelise nimega eriala. Seda on nii eesti keeles kui ka inglise keeles täpselt sama sõna, tüvi ja sama kirjapilt ka. Vaatame. No videos found. Okei. Nimi on hea rahvusvaheline, aga perspektiivi ei ole. Autokeretehnik. Töötad autokerega, siis neid oskusi saab kindlasti üle kanda ka teistsugustele keredele. Mis siis veel järgmine on? Järgmine on betoonkonstruktsioonide ehitaja. See küll ehitamine ei ole. See on ehituse rikkumine. CNC mingi asja operaator. Metallilõikepingi operaator, vabandust. Issand jumal, kui palju seda on. Ma ei saa aru, kas see on hobune või rebane või mis asi see on, aga issand, kuidas sealt välja seda pritsib. CNC puidutöötlemiskeskuse operaator. Kas CNC tähendab midagi muud siin saidil kasutatavas slängis? Ja kui ta kasutab, siis ma ei saa aru, mis see termin täpsemalt on. Vaatame järgi. Okei, vaadake, mis CNC on. Lööge sisse CNC Urban Dictionary Definition.
või lihtsalt CNC Urban Dictionary, siis te saate teada, mida siin saidil, mida ma vaatan, mida siin see tähendab. Docker, see ei tööta head inglise keeles. Või siis ei olegi, ei näita midagi. Ehitus puussepp. Äkki puussepp saab midagi muud. Näe, puussepp on parem olla kui pleksepp, kui te mingit ehitussepp tahate olla. Ja siin on, päris palju. Aga ehituspuussepad siin tunduvad rohkem, kuidas nüüd öelda, kollase rassi esindajad olevat, et Jaapanimaal on ehituspuusseppadel hea elu. Elektroonikaseadmete koostaja. Koostad elektroonikaseadmeid. Miks kõik hiina keeles on? Ma miskipärast ei taha seda kopeerida seda hiinakeelset teksti kuskile tõlkimisprogrammi. Aga ma teen seda ikka teie jaoks. Okei, see ei olegi midagi väga halba. Aga siin ei ole tegemist, ma ei tea, miks see tuli elektroonikaseadmete koostajana, kui ütleme siin tekst räägib õpetajast. Ja see ei ole kutseharidus, sellega me siin videos ei tegele. Võib-olla kunagi hiljem teen ka kõrghariduse kohta sarnase uuringu, nagu ma siin praegu teen. Elektroonikaseadmete tehnik. Need on teistsugused elektroonikaseadmed ja ma kahtlen, et need isikud siin on tehnikud. Erakorralise meditsiinitehnik. Mul on tunne, et jälle pole tegemist professionaalidega, on tegemist siis ütleme kasu lähisugulastega, kes õpivad lihtsalt esmaabi. Nii, fotograaf. Ma arvan, et fotograaf neil videodel siin on veidi teises kohas kui kaamera ees. Tavaliselt fotograafid kaamera ees ei ole. Aga mõni isegi on, 2 tükki isegi. Ja neile tehakse siis algus nad teevad see on üks ja sama isik, aga veidi teise, ütleme fotograaf on sama, aga siis ütleme need tema modellid või kliendid või kes ta need on, et need on erinevad, aga nad teevad, ütleme protseduur on sama, algus teevad pilte ja siis teevad keelega erinevaid trikke ja. Nii, giid. Giide on päris palju. Peamiselt looduses, linnagiide ma siin ei näe, peamiselt giidid on looduses, nii et kui te lähete giidiks õppima, siis spetsialiseeruge loodusgiidiks. Et linnaekskursioone pole mõtet teha selle järgi, mis ma siin praegu näen. Nii, hambaravi assistent, vabandust, mul lugesin veidi valesti. Okei, näe, see pole paha. Ma ei näe, kus see hambaarst siin on. Või see kiilakas mees on nüüd hambaarst äkki. Ja siis naine on tema assistent. Okei. Hobuhooldaja. Ma väga kardan. Ma väga kardan, mida ma nüüd nägema pean. Väga suur hirm on mul praegu. Ma loodan, et siin on tehtud filtreerimine ära. Et hobuhooldaja hooldab hobuseid väga professionaalselt. Ma ei näe ühtegi hobust. Aga talle on siin küll, jah. Interpreet. See ei ole mingi tõlkimise asi või see on vist muusikas on ka mingi interpreet olemas. IT-süsteemide noorem spetsialist. Ma arvan, et siit tuleb 0 vastust. Ei ole tõesti. Minu pakkumine ja ootused läksid täide. Juuksur. Vaatame kohe. Ja oi. Jah, Juuksureid on siin väga palju. Keevitaja, väga auväärt amet. Metallitöötajaid ma austan. Mul suguvõsas on neid päris mitmeid, tutvusringkonnas ka. Ma olen pärit Viljandist, siin metallitööstus on väga tugev. Vaatame, kas siin saidil on metallitööstus tugev. Näe, isegi on. Ma nüüd pole täpselt asjatundja, ma ei tea, mis tüüpi täpselt keevitusega siin videos tegu on. Aga ma pean kiitma seda, et selle naise kleit läheb keevitusaparaadiga väga kokku. Nüüd üldse värvid lähevad väga hästi. Kleit ja mingid plätud vist on tal jalas, alguses vähemalt. Et keevitusaparaadiga täpselt sama tooni lilla. Et väga silmale ilus vaadata.
Okei, keraamik oli just eelmine ja nüüd on keraamikaesemete valmistaja. Et mis neil vahet on, kas keraamik teeb taldrikuid ja siis keraamikaesemete valmistaja teeb neid vaase või? Kohe saame teada. Okei, ütleme inglisekeelne sõna keraamikaesemete valmistaja on ka ühe tuntud raamatu ja filmisarja peategelase ühe sellise võluri perekonna nimi on eesti keeles siis keraamikaesemete valmistaja. Ma ei mõelnudki ma polnud varem sellele mõelnudki. Klaasipuhuja assistent. Ütleme, ma ei tea, kas klaasipuhujate huuled on head ka teiste asjade puhumiseks. Tundub, et mitte. Nüüd siis on kokk, päris kokk. Ma ei tea, kas peakokk tuleb ka veel hiljem, seda me näeme. Okei, sõna kokk inglise keeles, ütleme sama kirjapildiga sõna saksa keeles tähendab meessoost ülemust, kui te veel ei teadnud. Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja. Nimi on pikk ja kohmakas. Vaatame, kas midagi on veel pikka ja kohmakat. Koorijuht. Koorijuht inglise keeles on konduktor, see on väga vale reklaam kutsekoolil eriala niimoodi nimetada, konduktor. Sest äkki mõni läheb ekslikult õppima koorijuhiks, kui tema unistus oli saada hoopis vooluahela osaks, kellel on oomides mõõdetav väärtus. Kujundaja. Okei, kujundajad isegi on. Kujundajaid on erinevaid, aga neid on päris palju. Ma ei tea, millist siin küll mõeldakse. Kvaliteedispetsialist. Kvaliteet on, spetsialiste ma ei näe. Koos vallandame tolguseid, koos palkame spetsialiste. On see, mida siin tuleks praegu teha. Köögiabiline. Köök on, abi mitte mingit. Kütte- ja jahutussüsteemide lukse. Vot see on väga huvitava kõlaga amet. Sa saad olla kui Prometheus ja viia inimesteni kuuma tuld. Või sa saad olla nagu Boreas ja viia põhjatuulega külma ja talve. Lapsehoidja. Kahjuks kutsekoolide nimetuses on lapsehoidja childminder, mis ma arvan ei too siin nii palju tulemusi. Kui võiks tuua mõne sünonüümse sõnaga või mõne muu tõlkega inglise keelde. Loomaarstiabiline. Ma kardan seda videot ka. Ma kardan enterit vajutada. Õnneks kõik läks hästi. Loomakasvataja. L-tähe juurde jõudmine. Mul on siin kõik ametid on tähestikulises järjekorras. L-täht on siiani kõige hullem täht. Eriti see, kus teine täht on OO. Teine ja kolmas täht on OO. Fallout 4 mood või? Ma pole Fallouti mänginud, aga nüüd ma näen esimest korda videot sellest. Maaler. Jah, maaler on väga hea töö. Ma ei näe ühtegi, üks pintsel isegi on. Ma ei näe ühtegi seda maalri, seda, ma ei tea, rullpintsel või kuidas seda kutsutakse. Seda ma ühtegi näe. Teistmoodi pintslit seda, seda pintslit ikka on siin mõni, aga mitte väga palju, ütleme. Ma arvan, et 10 maalri kohta võib-olla üks on. Meisterflorist on halvem olla kui lihtsalt florist. Metsamajanduse spetsialist. Ütleme, metsas käia on hea, aga metsamajanduse spetsialist sa ei pea selleks olema. Aga metsas käimine on väga hea, et ma nüüd kindlasti soovitan. Metsur. Kas metsatööline pole suupärase? Metsur. Müürsepp. Kes meist ei tahaks olla müürsepp? Mina küll tahaks olla müürsepp. Ma küll tahaks NBA-s olla. Ja nüüd on mitu põhjust veel, miks ma tahaks müürsepp olla. Nahk käsitöö valmistaja. Nahk on käsitöö ka mingis mõttes, aga mõlemad korraga ma ei näe. Noorem tarkvara arendaja, 0 vastust tuleb nüüd. Offset trükkal. Mis asi on offset trükkal? Inglise keeles on printing machine operator. Ja operator. Miks mitte lihtsalt trükkal? Mis asi on offset trükkal? Miks see nii ropult kirjas on? Miks on OFSET? Miks ei ole 2 F-i? Kui nad tahavad võõrtüvega, kuigi eesti keeles 2 F-i vist järjest. Võõrsõnas ikka vist kirjutatakse. Miks see nii ropp sõna on? Miks ei või trükkal olla? Või mingi trükimasina operaator või mingi... Ma isegi ei tea, trükkpingi operaator või mis see terminoloogia täpselt on. Mis peab olema offset trükkal? Pehme mööbli valmistaja.
Ütleme, siin on, kuidas nüüd öelda, on üks daam, kel on pehme istuda, aga see ei ole diivanist, mis tal on, see on, kehaosa, suur kehaosa. Personalispetsialist. Personalispetsialist teeb tööintervjuusid, mis paistab on väga hea karjäär. Piirivalvur. See on hea, see on kindlasti hea. Jaa. Puhastusteenindaja, abiline. Puhastusteenindaja, juhendaja. Ja nüüd lihtsalt puhastusteenindaja. Ehk siis see, kes on juhendaja ja abilise vahepealne osa. Vahepealne lüli, käsuahelas. Puhastustööde juht, kas see on siis veel puhastusteenindaja juhendaja peal, nii et see on 4 lüliga käsuahel. Puittaimede hindaja. See on nagu mingi, saad žürii liikmeks minna. Dendroloog. Miks ta lihtsalt dendroloog ei või olla? Miks ta on mingi puittaimede hindaja? Ametil pole viga midagi, aga nimi on ropp. Puukäsitööline. Ma arvan, et sellises riietuses on ohtlik tegeleda puutööga. Siin on päris suur saag on seal, kuigi saed on väga turvalised. Kui te väga huvitatud olete näinud internetis neid videosi, kus võetakse mingi viiner ja pannakse vastu saagi. Ja siis see viiner ei saa nagu üldse, lõigetki sees ei ole, sest ta arvab, et see on mingi inimese sõrm. Saed on turvalisemad, aga 100% kindel ei saa kunagi olla. Nii, puurija. Aga mida sina puurid, kui puuri ei ole? Ilma puurita annab tõesti tegelikult puurida küll. Põrandakatja. Siin kaetakse põrandaid, kehavedelikega. Et nad annavad küll tööd, mis see siin natuke aega tagasi oli, puhastusteenindajale ja nendele 4 puhastusteenindajate käsuahelale, need saavad kohale tulla, aga põrandakatjateks ma neid inimesi ei kutsuks. Raamatupidaja. See on ka väga huvitav amet. Vaata, istud on ja siin vaatad raamatuid. Et seisad, vaatad raamatuid ja siis kui keegi üritab plehku panna mõni raamat, siis sa ütled, sa vana sunnik, kus sa nüüd lähed ja paned riiulisse tagasi, et raamatud oleks ilusti peetud. Robotioperaator. MV, mikro robot see on. See on animatsioon. Kas on animatsioon või? Vist ikka on. Ma loodan, et see oli animatsioon, muidu ma olen tehnoloogia arengu uudistega väga maha jäänud. Sekretär. Sekretär on hea amet. Rohkem ma praegu ei ütle. Sterilisatsioonitehnik. Ma siiralt loodan, et see ei anna mitte ühtegi vastet. Ma väga siiralt loodan. Okei, see soovitas mulle midagi muud. See on väga hea. See on väga hea. Tisler. Tisler, väga populaarne amet. Isegi kättemaksukontoril oli kunagi selline episood nimega 4 tislerit. Trüki ettevalmistaja. Kas see trükkal oli, kas see on midagi sarnast? Vasteid pole, ma ei saa kunagi teada. Ja siis on ja trükist järeltöötlusseadme operaator. Üks valmistab ette ja üks lükkab sisse ja teine tõmbab välja siis järelikult. Vanemkokk, vanemkokk tuli ka. Oli abikokk ja nüüd on vanemkokk. Väike ettevõtja. Ettevõtlusega tegeleda ei tasu. Igatahes, mis on mul siis öelda mõtteteraks siia lõpetuseks? Kõige top 3, mis on top 3 parimat ametit, kasutades seda uurimismeetodit, mida ma just kasutasin, on sekretär, piirivalvur ja massöör. Sekretäriks saab Eestis õppida Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis, Pärnumaa kutsehariduskeskuses, Tallinna majanduskoolis ja Tartu kutsehariduskeskuses. Nõutav on vähemalt keskharidus. Piirivalvuriks saab õppida Sisekaitseakadeemiaks, seal on nõutav keskharidus, hea eesti keele oskus ning ei tohi olla kriminaalset tausta. Ja kui te võite öelda, et aga piirivalvuriks see ei ole kutseharidus, see on, kuidas seda nüüd nimetatakse, see ei ole mitte kõrgharidus, rakenduslik kõrgharidus, siis ma ütlen, piirivalveametnik ja piirivalveteenistuja on eri asja. Piirivalveametnik on kutseharidus, piirivalveteenistuja on rakenduslik kõrgharidus ja piirivalveametnikuks õpitakse 1,5 aastat, piirivalveteenistujaks 3 aastat. Kõik on praegu just Sisekaitseakadeemia kodulehelt võetud andmed, kes ei usu.
Ja siis massööriks saab õppida Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis ning Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Sealgi on nõutud keskharidus, nii et keskharidus annab väga suured eelised. Andis minu uurimistöö just, nagu minu uurimistöö just näitas. Kui teil keskharidust ei ole, siis ma loen siin ette ka mõned ameti. Ma ei ütle, kus neid õppida saab, see võtab aega. Ma loen ette ka mõned ametid, mis olid ka väga kõrgel kohal siin. Kindlasti talunik tasub olla, kas loomakasvatus või taimekasvatustootja, need küll vajavad ka keskharidust. Siis kujundaja, sest see on üpris lai mõiste, aga seal keskharidust ei nõuta üldiselt. Siis on puhastusteenindaja, põhiharidust nõutakse, vist isegi mitte seda. Siis on raamatupidaja, seal nõutakse keskharidust, rätsepstilist nõutakse keskharidust, maaler nõutakse põhiharidust ja juuksur nõutakse põhi- või keskharidust sõltuvalt haridusasutusest ja kutseastmest. Igatahes nüüd te kõik teate, mida tasub õppima minna. Õppima tasub minna asju, mis on lihtsa nimetusega. Ei ole mingi pikk lohisev nimi, mingi CNC pingioperaator või mingi mehhatroonik. Keegi ei tea isegi, mis see mehhatroonik on. Ja tuleb minna tööle, kus puutud inimestega kokku. Mitte ei lähe kuskil itimeheks, vaid lähedki sekretäriks, piirivalvuriks, juuksuriks, massööriks, kus iga päev on uued näod ja uued kehad. Et ma loodan, et see video oli abiks teile edasises elus ning aitab valida karjääri. Nagu üks tark mees kunagi ütles, ma arvan, see oli Lenin, selleks, et ehitada, tuleb teada. Selleks, et teada, tuleb õppida.